Peatselt saabub kokkulepe Iraaniga. Kas sa teed nalja? Samal ajal kui president Trump vihjas, et iga hetk nüüd täpsustatakse detaile. Kuula, mida Islamivabariigi kõrgeim juht oma punkrist ütles. Värisev sionistlik režiim ja vähkasvajaks nimetatud Iisrael on samuti lähenemas oma õnnetu elu viimastele etappidele. Surm Ameerikale ja surm Iisraelile saab olema islamirahva ja maailma rõhutute, eriti noorte ühine loosung. Nii et Mark, kuidas sul täna läheb? Täna kolmapäeval 27. mail, kuidas mul läheb pärast seda, kui kuulsin Iraani ülemjuhi sõnu. Ühelt poolt ei tohiks keegi üllatuda, sest see ongi Iraani režiimi ideoloogia, see vihkav äärmuslik džihadistlik ideoloogia. Ja nagu ma ütlen, keegi ei tohiks olla šokeeritud, keegi ei tohiks olla pahviks löödud. Keegi ei tohiks olla üllatunud. Teisest küljest on see režiim, mis peab praegu Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi mingisuguse kokkuleppe üle. Aga meil ei tohiks olla illusioone selle kohta, kellega me tegemist teeme. Ja kellelgi, kellel olid illusioonid selle režiimi olemuse kohta ning see inimene on režiimis kõige tähtsam isik. Teda nimetatakse tabavalt ülemjuhiks. Just nii see režiim arvabki, nii näeb režiim Ameerika Ühendriike, nii näeb režiim Iisraeli ja ausalt öeldes nii näeb režiim kogu läänt. Ja ma lisan veel ühe viimase asja. Teate, Nõukogude Liidu viimastel päevadel öeldi, et keegi ei uskunud enam kommunismi. Mis on probleem? Mis on probleem sellega, mida ülemjuht ütleb? Ülemjuht on oma punkris ja keegi pole teda sõja algusest saadik näinud. Aga jätame selle kõik kõrvale. Probleem on selles, et ta usub seda. Erinevalt Nõukogude Liidust, kus keegi enam marksismi-leninismi ei uskunud, oli see nagu surnud ideoloogia. Islamivabariigi juhtkond usub seda äärmuslikku jama. Õige, lihtsalt üks tähelepanek kommunismi, marksismi ja sotsialismi kohta. See on kindlasti Ameerika Ühendriikides taaselustatud, seda võin ma teile öelda. Võib-olla ei uskunud sellesse enam keegi Nõukogude Liidu lõpuks. Aga ma ütlen seda, sul on täiesti õigus islamistliku ideoloogia osas ja ma ei usu, et kellelgi oleks illusioone. Probleem seisneb siin selles jutus mingist kokkuleppest. See pole isegi kokkulepe. See on vastastikuse mõistmise memorandum, mis annab siis Islamivabariigile veel 60 päeva, et pidada läbirääkimisi lõpliku kokkuleppe üle, midagi nii jaburat. Ja ma tean, et Trumpi administratsioon ei usu seda jama. Me teame seda. Me teame, et Trumpi administratsiooni liikmed ei ole sugugi rumalad, aga ka president Trump ei ole seda. Aga asi on selles. President Trump arvab, kuna ta on ärimees, et kui sa teed teisele poolele asja kasulikuks, siis loomulikult nad hakkavad läbi rääkima. Aga mida see antud juhul tähendab? Nad said lahingus põhimõtteliselt lüüa. Ja seega nad justkui taotlesid rahu. Ta kordas kogu aeg, et näete, me oleme nende juhid tapnud. Me oleme hävitanud nende mereväe ja õhuväe ja nii edasi. Ja nüüd nad anuvad meid läbirääkimiste laua taha tulema. See on küll tõsi, aga erinevus on selles, et nad ei taotle rahu. Sest kõik nende avalikud teadaanded, ka see, mille ma just inglise keeles ette lugesin, selle tõlge inglise keelde, olid hadži auks. Hadži, palverännaku Mekkasse, auks, kuhu moslemid üle kogu maailma teel on. Ja see toimub sel nädalal. Ja see oli osa põhjusest, miks ma usun, et Trumpi administratsioon nõustus ootama, juhuks kui nad mõtlesid sõtta tagasi minna. Me tegelikult ei tea täpselt. Olgu. See oli üleskutse kõigile moslemitele öelda surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Sellistes tingimustes ei näe ma, kuidas keegi saaks midagi läbi rääkida. Ja kui me ei tee seda, kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen Ameerika Ühendriike ja Iisraeli, kui me ei tee seda järgmise lahingufaasi planeerimiseks, siis ei ole see hea uudis. On selge, mida iraanlased tahavad teha. Nad tahavad, et Ameerika rünnakud lõpeksid ja nad tahavad neid läbirääkimisi venitada ilma midagi sisulist andmata.
ja on selge, mida ameeriklased tahavad. President Trump on korduvalt öelnud, kas nõustud temaga või mitte. Ta on olnud väga järjekindel. Ta eelistab kokkulepet, kuid kokkulepet, mis tõesti lõpetab Iraani tuumaprogrammi lõplikult. Iraanlased tahavad mänge mängida ja nüüd räägivad nad relvarahust Pärsia lahes, mis võimaldaks nafta hindadel naasta endisele tasemele. Ja need tankerid hakkavad jälle Pärsia lahes sisse ja välja sõitma. Aga siis kaob iraanlaste pealt ka sõjaline surve. Ja kui valmis nad siis 60 päeva pärast kompromissiks on, kui sõjaline surve on kadunud? Mida siis Trump ütleb? Trump ütleb, et ma jätan oma lennukikandid sinna. Ja kui nad ei pea läbirääkimisi heas usus, siis oleme tagasi sõjas. Iraanlased ütlevad ei, niipea kui ta harjub rahu ja läbirääkimistega, saame seda venitada, nagu tegime Obamaga. Me saame teha täpselt sama ka Trumpiga. Ja lõpuks tuleb mingi väga ebamäärane sõnastus, mis tähendab, et me ei pea millestki loobuma. Ja siin me täna olemegi. Trump tahab konkreetset siduvat sõnastust, et relvarahus kokku leppida. Iraanlased tahavad võimalikult ebamäärast sõnastust. President Trumpi tuleb tunnustada, samal ajal toimub ka muud. Nädalavahetusel korraldasid ameeriklased rünnakuid Iraani mereväe ja teiste rajatiste vastu Pärsia lahes. Teisisõnu, ta kasutab jõudu siis, kui vaja. Ameeriklased ütlesid, et see oli kaitsev samm, sest nad paigaldasid miine ja nii edasi, aga see ei oma tähtsust. Ameerika näitas oma valmisolekut jõudu kasutada. Ja teiseks, sellega paralleelselt on ameeriklased ilma midagi välja kuulutamata, nagu laialdaselt on teatatud, taaselustanud Project Freedomi. Teisisõnu, samal ajal kui nad hoiavad oma blokaadi Iraani sadamatele, saadavad nad nüüd taas neid laevu, mis on teistes Pärsia lahe sadamates kinni, aidates neil sealt lahkuda. Ja kui need teated vastavad tõele, siis koos valmisolekuga jõudu kasutada, ütleb Trump võib-olla Iraanile endiselt. Ma tahan kokkulepet saavutada, aga see peab olema hea kokkulepe. Ja kui ei, siis kasutan jõudu. Ja ma kasutan juba täna jõudu madalamal tasemel, aga tuletan sulle meelde, et mu sõrm on endiselt päästikul. Vaata, uudiste tsükkel liigub praegu nii kiiresti. Pärast seda raportit, milles öeldi, et Operation Freedom taastatakse, ütles CENTCOM, et see ei vasta tõele. Ja nad ei tee seda ja nad ei eskorteeri laevu. See raport tuli välja hiljem ja see tuli CENTCOMilt suurte tähtedega vale raport. Ja kõik üritavad järele jõuda, iga ajaleht, iga telekanal. Ja Wall Street Journal teatas sellest, nii et see kajastab seda, igatahes nad ütlesid, et meie seda ei tee. Nii et kes teab? Okei, me ei tea enam isegi, kes tõtt räägib. Ja mida me teame, ning sul on täiesti õigus, on see, et president Trump on olnud täiesti järjekindel, mitte ainult tuumamaterjali ja rikastamise osas, vaid ka Hormuzi väina suhtes. Ja Islamivabariik on öelnud, ei. Olgu, kui me ei võta laevadelt, mis väinast läbi sõidavad teemaksu, siis nad nimetavad seda millekski muuks, teistsuguseks tasuks. Keskkonnamaks. Jah, keskkonnamaks koos Omaaniga. Nüüd on mõned inimesed öelnud, et me ei saa aru. Saudi Araabia oli üks esimesi riike, kes kutsus president Trumpi üles sõda alustama. Kuidas siis nüüd järsku ütleb oodake? Ja teised riigid on Pärsia lahe riigid, isegi Abrahami lepetega ühinenud riigid ütlevad, oodake, peatume korraks. See on sellepärast, et Iraan on rünnanud nende rajatisi. Ja ilmselt on Saudi Araabia peamine hirm see, et Islamivabariik pommitab nende puhastusjaamu, mis varustavad veega miljoneid ja miljoneid inimesi Riadis. Ja siis peaks kuningas või pigem kroonprints evakueerima Riadi elanikke sellises ulatuses, mida me ei suuda ettegi kujutada. Nii et kõik see toimub praegu ja probleem on selles, et siis lastakse Iraanil taas kõiki oma ähvardustega pantvangis hoida. Ja see oligi kogu põhjus, miks me üldse pidime sõtta minema. Nii et sa võid mõista, miks on veel üks probleem. Iisraelased ootasid nii väga, et me peame selle töö lõpule viima. Ja samal ajal on Iisrael olnud, ütleme nii, vähem kui
agressiivne, mitte nii agressiivne Liibanonis, kui ta peaks olema, et mitte Trumpi administratsiooni vihastada. Et me ründame Beirutit, isegi kui enesetapuründe droonide parved tabavad Iisraeli sõdureid ja tsiviilisikuid. Ja me võitleme nii, et üks käsi on selja taha seotud. Ja asi on selles, et isegi kui nüüd Trumpi administratsioon ütles, et see on tõsi, me ei saa lubada, et Iisrael peab tegema kõik endast oleneva, et end kaitsta, aga me pole ikkagi isegi siis Beirutit pommitanud. Nii et kõik see toimub praegu. Ja kuigi ma usun, et Trump mõtleb seda tõsiselt, aga kui ta tõesti mõtlebki seda ja me teame, et Islamivabariik ei kavatsegi Trumpi tingimustega nõustuda, isegi mitte kõige elementaarsematega, me teame seda. Kui me seda teame ja usume, et ta ei loobu neist kahest peamisest eesmärgist, Hormuzi väinast ja tuumarelvadest, siis pole kõigil neil läbirääkimistel mõtet. Nii et mul on veidi teistsugune vaatenurk. Esiteks, Hormuzi väin ei olnud varem probleem enne seda ja seda ütlevadki Trumpi kriitikud. Jah, need olid avatud ja ainult sõja tõttu need suleti. Ma arvan, et kui tuumaküsimus lahendada, lahendub ka väina küsimus automaatselt. On selge, et iraanlased ei taha isegi rääkida väinadest ega nende avamisest ega taha rääkida millestki sisulisest, sest nende vaatenurgast tähendaks see diplomaatias niinimetatud status quo ante juurde naasmist, ehk siis varasema reaalsuse juurde, kus nad arendavad tuumarelvi ja väinad on avatud. Ma ei usu, et Trump tahab seda reaalsust aktsepteerida ja kindlasti ei taha seda ka Netanyahu. Vaata, kui Netanyahu andis oma intervjuu, mis oli umbes 6 aega tagasi CBS-i saatele 60 Minutes, siis ta rääkis, et töö pole veel lõpetatud ja ta rääkis operatsiooni 3 peamisest eesmärgist. Ja see oli muidugi Iisraeli vaatenurgast räägitud. Ta rääkis tuumaküsimusest, ta rääkis ballistilistest rakettidest ja ta rääkis Iraani toetusest terroristlikele käsilasrühmitustele nagu Hamas ja Hezbollah ning nii edasi, samuti hutidele Jeemenis. Ja ta ütles, et kõigile neile küsimustele peavad olema vastused. Nüüd Trump, kuigi ta on neid teemasid varem maininud, on viimastel nädalatel rääkinud ainult tuumaküsimusest. Nii et võib öelda, et selle režiimiga siin läbi rääkides, selle kohutava režiimiga, mis räägib surma Ameerikale ja surma Iisraelile, jah, režiimi suhtes ei ole mingeid illusioone. Aga selle režiimiga läbi rääkides ütleb ta sisuliselt, et kui te annate mulle, mida ma tuumaküsimuses nõuan, siis muu võib-olla seda saame kuidagi pehmendada, eks. Tema jaoks on see kõige tähtsam küsimus. Isiklikult arvan, et Trumpil on õigus sellele prioriteeti anda, sest tuumaküsimus on kõige ohtlikum nii Iisraelile kui ka kogu maailmale. Ja muidugi ka Ameerika Ühendriikidele, sest me näeme, mida Põhja-Korea suudab teha tuumarelvaga, kuidas kogu Ida-Aasia on Põhja-Korea pärast nii mures. Kui palju oleksime meie ja kõik teised mures, kui iraanlased tõesti saaksid tuumapommi? Ja siin on Trumpil õigus. Ta ütleb, et kui te arvate, et teil on praegu probleeme Hormuzi väinas, siis kujutage ette, kui neil oleks tuumapomm. Nafta hind tõuseks $400 barreli eest, eks? Sest ei saaks midagi teha, kuna neil oleksid tuumarelvad. Selles küsimuses on tal õigus. Küsimus on järgmine. Kas iraanlased, ja sa oled ilmselgelt väga skeptiline, kas nad on lähiajal valmis nõustuma sellega, mida ta nõuab, ehk siis eemaldama selle, mida Trump nimetab tuumatolmuks. See tähendab rikastatud uraani, tugevalt rikastatud uraani, kõrgelt rikastatud uraani 60% ja nende võimekuse demonteerimist uraani edasiseks rikastamiseks. Ja lõplikku otsust pole veel tehtud. Loodaksin lahendust, kus Iraanile avaldatakse suuremat sõjalist, majanduslikku ja poliitilist survet. Koos nende sisemiste pingetega nende ühiskonnas sunnib olemasolevat režiimi seda kompromissi aktsepteerima. Ilma selleta ma ei tea, mis lahendus oleks. Olgu, see olemasolev režiim peab lahkuma ja pole oluline, et Trump ei nimeta seda üheks sõja eesmärgiks. Asi on selles, et ilma tuumarelvadeta ja ilma ideoloogiata, ilma kogu selle eesmärgita, see režiim kukubki kokku. See ongi kõik, mis tal on. Ja muide, lubage mul öelda, me peame seda teemat ikka ja jälle tõstatama, sest tundub, et see jäetakse kõrvale. Iraani rahvas. President Trump ütles neile jaanuaris, et abi on teel. Ja siis veebruari lõpus, kui kõik olid lootust kaotamas, algatati eepiline raevusõda ja mürisev lõvi koos Iisraeliga. Ja nüüd on see soikunud ning seal toimuvad endiselt hukkamised.
Iraani inimesed on endiselt ohus, kui nad tänavatele lähevad, sest Bashir ja revolutsioonikaardivägi tulistavad neid maha. Ja asi on selles, need juhid ei nõustu mitte mingisuguse kokkuleppega Ameerika Ühendriikidega, mis puudutab tuumarelvi, välja arvatud juhul, kui nad selle kohta valetavad. Ja Trump on öelnud, ma ei ole Obama, ma ei usu nende jama ja ma ei ole Obama. Uskugem teda siis, eks? Sest ta kordab seda pidevalt. Kui ta seda pidevalt kordab, siis ta ei tahaks olla alandatud. Seda me teame Trumpi kohta. Aga me peame ütlema, et Iraani rahvas on seda teinud. See peab olema iga lääne inimese, iga vabadust armastava inimese mõtetes kogu maailmas. Sest meie, iisraellased, eelkõige juudid, mõistame, mida tähendab see tunne, kui maailm jätab su maha ajal, mil sind tapetakse. Ja teise maailmasõja ajal polnud meil internetti, polnud sotsiaalmeediat ega uudiseid. Võib öelda, et inimesed ei saanud aru, mis toimub. Täna teame täpselt, mis toimub. Tegelikult me ei tea isegi pooltki sellest. See on tõsi, sest režiim sulgeb interneti. Nüüd veel üks punkt. Rubio ja teised on öelnud, Mark, ma mõtlen välisminister Rubio on öelnud, et me ei tea täpselt, kellega me läbi räägime, sest seal on erinevad hääled. See on tõsi. Okei, seal on president, kes on vähem jäik ja on ka neid, kes on palju jäigemad. See on jama, eks? On tõsi, et nad ei ole ühel meelel selles, kuidas Ameerika Ühendriikidega edasi minna. Aga ärge eksige, nad on kõik jõhkrad islamistlikud radikaalid, kes tahavad islamistliku vabariigi hegemooniat. Neil võivad olla erinevad taktikad, kuidas selleni jõuda või kellele nendes läbirääkimistes valetada, kuid nende peamine mure on praegu raha. Ja nad ütlevad, et kõigepealt annate teie meile, vabastate hulga külmutatud varasid ja siis räägime edasi. Jumal tänatud, et Trump ütles sellele ei. Ja ma palvetan, et ta ei, ma ütleksin, et ei muutuks pehmemaks Steve Witkoffi ja Jared Kushneri pärast. Ma ei tea. Või läbirääkijate pärast, kes on nii innukad kokkulepet saavutama. Ja siin ongi Islamivabariigil eelis. Teades, et ameeriklased ei armasta sõda, ei taha saata maismaa vägesid, kardavad kõike, mis lõhnab, tead küll, sohu takerdumise järele. Ja just sellega ongi neil lääs oma haardes. Nad teavad seda ja nad teavad, et kui nad piisavalt kaua vastu peavad, avaldatakse Trumpile rohkem survet kui nende režiimile. Nii et kui nad seda usuvad ja paljud läänes kordavad sama, mida sa just ütlesid, eks, et aeg on nende poolel, nad peavad lihtsalt kindlaks jääma ja saavad, mida tahavad. Ma kaldun arvama, et see võis teiste presidentide puhul tõsi olla, aga mitte selle konkreetse presidendi puhul. Vähemalt annan ma Trumpile endiselt võimaluse. Ma arvan, et ta usub, et sõjalise surve hoidmine, mitte ründamine, aga surve hoidmine, oma vägede seal hoidmine ning samal ajal ka majanduslik surve. Tead, nende sadamate blokeerimine ja samal ajal võib-olla ka selle soodustamine, et Araabia lahe riikide nafta saaks välja ühel või teisel viisil. Tead, sõjaline ja majanduslik surve koos, ta arvab, et nii saab ta endale sobiva kokkuleppe ja et ta ei kavatse kompromisse teha. Iisraeli jaoks on see olnud väga raske, sest Iraani käsilane Liibanonis on muidugi tulistanud neid tapvaid droone meie sõdurite ja tsiviilisikute pihta Põhja-Iisraelis. Ja meil on olnud päris palju hukkunuid, enamik neist peaaegu kõik on sõjaväelased. Ja see on olnud raske ja on olnud üleskutseid valitsusele, miks Iisrael Hezbollah vastu täie jõuga ei tegutse. Teate küll, miks Põhja-Iisraeli inimesed ei ole turvaliselt? Miks ei ole relvarahu? Ja ma arvan, et Netanyahu on väga keerulist olukorda hästi juhtinud, sest ühelt poolt on selge, miks iraanlased tahavad, et Hezbollah teeks seda, mida nad teevad, sest nad tahavad, teate küll, nad tahavad kiilu lüüa Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahele ning saada ettekäänet. Et nad saaksid öelda, teate küll ameeriklastele, et me ei saa sellega nõustuda, sest Iisrael teeb Liibanonis seda, teist ja kolmandateks. Nii et ta peab mängima, teate küll, oma kaarte väga ettevaatlikult. Hezbollah on Iisraeli jaoks probleem, aga me peame keskenduma põhiasjale. Peamine sihtmärk on Iraan, eks. Hezbollahiga saame tegeleda hiljem, eks. Aga seal on olnud palju survet, kuigi, nagu sa hetk tagasi ütlesid, on Iisrael nüüd suurendanud survet ja kaitsemeetmeid Hezbollah vastu.
Me ei ole hiljuti tabanud Beirutit, Liibanoni pealinna, välja arvatud siis, kui kõrvaldasime ühe Hezbollahi kõrgema komandöri, kes vääris kõrvaldamist. Aga me oleme rünnanud teisi sihtmärke üle kogu Liibanoni, sealhulgas Ida-Liibanonis, Süüria piiri lähedal Bekaa orus, kus Hezbollahil on väljaõppelaagrid ja nii edasi. On selge, et Hezbollah peab mõistma, et kui nad jätkavad nende droonide tulistamist meie inimeste pihta, siis Iisrael vastab ja vastab viisil, mis teeb neile haiget. Ja kui nad tunnevad, et Iisrael ei saa vastata, sest Ameerika avaldab Iisraelile survet, siis nad lihtsalt jätkavad seda. Õige. Räägime nüüd hetkeks telefonikõnest, mille president Trump pidas umbes 7 erineva Araabia liidriga, sealhulgas Saudi Araabia ja teistega, näiteks Katariga. Ma ei suuda kogu seda nimekirja meenutada, seal oli neid terve nimekiri. Ja selles telefonikõnes, mis toimus, ma arvan, paar päeva tagasi, ütles ta, et okei, iga kokkulepe Iraaniga, iga kokkulepe, mille me Iraaniga sõlmime, kui me teeme seda, mida teie tahate, ja lõpetame sõja ning sõlmime Iraaniga kokkuleppe, siis peate kõik allkirjastama Abrahami kokkulepped. Ja siis oli täielik vaikus. President Trumpi tervitati täieliku vaikusega, kuni ta küsis, kas te olete ikka veel seal? Ta oli telefonis. Kas te olete ikka veel seal? Nad ei taha rahu Iisraeliga. Okei, nad ei taha. See toob mind ühe postituseni Truth Socialist, president Trumpi postituseni. See on tema postitus. Ja see on üks karmidest postitustest, mille president Trump on oma sotsiaalmeedia platvormil postitanud. Ta on teinud palju selliseid asju. Ühelt poolt ütleb ta, et oleme kokkuleppele lähedal. Teiselt poolt postitab ta raketipildi öeldes, tead, aitäh, et sellele küsimusele tähelepanu pöörate. Nüüd, siin, see ütleb, rahu läbi jõu, karmis poosis. Räägime nüüd sellest loosungist korraks, sest see on üks, mida peaminister Netanyahu, ma ei tea, kas tema selle fraasi algatas või mitte, aga nii tema kui president Trump on seda kasutanud. See on motto, rahu läbi jõu. Räägi mulle, mida sa arvad, et see tähendab? Ma arvan, et rahu läbi jõu toimib päriselus. Inimesed, kes ei usu sellesse, eiravad tegelikkust. Me elame raskes maailmas, kus on väga keerulised inimesed, kellega tuleb toime tulla. Ja kui nad arvavad, et oled nõrk, kasutavad nad seda ära ja tekitavad sulle probleeme. Ja sa pead olema tugev, et sind austataks. Samuti on oluline, et sind kardetaks. Sa ei pea olema Machiavelli, selle keskaegse reaalpoliitika filosoofi jünger, et sellest aru saada. Ja ajalooline kogemus on nii tugev. Ma mõtlen kõik need inimesed, kes arvasid, et olgem Hitleriga kenad, lepime temaga. Las ta võtab Reinimaa, las ta võtab Austria, las ta võtab Tšehhoslovakkia. Ja sa arvad, et oled kena ja annad järele ning lükkad sõda edasi, aga tegelikult, mida sa teed? Sa teed sõja kindlamaks ja kui see puhkeb, siis puhkeb see nii, et teine pool on eelisseisus, sest tal on rohkem ressursse, rohkem territooriumi ja üha rohkem sõjalist jõudu. Ja nii oli see ka Nõukogude Liiduga. Miks Nõukogude Liit kokku varises ja miks puhkes vähemalt ajutine rahu Moskva ja Washingtoni vahel Ronald Reagani ajal? Sest ta ütles, et me võidame külma sõja, me investeerime relvadesse, me investeerime sellesse. Teisisõnu kogu see mõte, et kuidagi saab relvastusest loobuda ja siis õnnelikult elu lõpuni elada, võib-olla sobib see hipikommuunidesse, aga päris maailmas mitte, eks. Sa pead olema tugev Iisraelis, Lähis-Idas. See on ülioluline. Räägime ausalt, Frank, Iisraeli ajaloost, eks. Kui me poleks olnud valmis oma vabaduse eest võitlema, kui me poleks olnud valmis oma vaenlastega võitlema, siis meil poleks riiki. Iisraeli esimene peaminister David Ben-Gurion kuulutab 1948 aasta mais iseseisvuse välja. Järgmisel päeval, eks ole, rünnatakse Iisraeli. Egiptuse õhujõud pommitasid Tel Avivi, meid ründas lõunast Egiptus, idast Jordaania ja Iraak ning põhjast Süüria ja Liibanon. Me pidime näitama jõudu, me pidime võitlema oma iseseisvuse eest. Ja see ongi meie lugu. Kui sa ei ole tugev, siis ei tule rahu ja sa ei saavuta rahulepinguid. Ja see ei ole juhus, et Iisraeli esimene rahuleping Araabia riigiga sõlmiti Menachem Begini ajal, kes oli tuntud kui kõva liini poliitik. Kui ta ametisse astus, ütles Egiptuse president, et nüüd on aeg Iisraeliga rahu sõlmida. Võib-olla olid ka teised tegurid mängus.
aga pole kahtlustki, et Iisraeli tugevus oli rahu saavutamisel otsustava tähtsusega. Sama kehtis ka Abrahami lepingute puhul. Kui oled tugev, saad tegelikult rahu saavutada. Kui oled nõrk, ei saa sa kunagi rahu. õige. Asi on selles, et kui Anwar Sadat ütles, et ta tahab Iisraeliga rahu sõlmida, siis oli see ka sellepärast, et ta oli otsustanud lahkuda Nõukogude Liidu teljest ja liituda Ameerika Ühendriikide teljega. ja see oli tõesti seotud sellega, et arvutada välja, kes on tugevam, kumb on tugevam hobune. Ja jällegi, Abrahami kokkulepped, sul on täiesti õigus. Erinevalt rahulepetest Iisraelis nagu Oslo kokkulepped, mis olid täielik katastroof. Ja see ongi täpselt sellepärast, et need olid rahulepped läbi nõrkuse. Need olid rahulepped läbi fantaasia mingist maailmast, mida tegelikult ei eksisteeri. Seepärast tahan ma meid jälle selle loosungi juurde tagasi tuua. See on kindlasti tõsi. Aga minu jaoks tähendab see rahu läbi võidu vaenlase üle. Sa paned ta alistuma. Sa võidad vaenlase ja siis ta palub rahu. Probleem on selles, et Trump ja Netanyahu, ma mõtlen Iisrael ja Ameerika Ühendriigid, olid teel Iraani suhtes uskumatuid asju saavutama. Kes oleks seda kunagi uskunud, isegi paar aastat tagasi, et peaaegu ilma probleemideta lennatakse Iraani kohale, hävitatakse kõik, tapetakse juhtkond ja nii edasi. Hämmastav ja siis peatus. Coyotes hougu. Veendes islamiste, et võib-olla me ei ole selles nii innukad. Veendes neid, et kui nad lihtsalt kuulaksid Ameerika Ühendriikides kostvaid hääli. Ja see hõlmab nii vabariiklasi kui ka demokraate, kindlasti demokraate, aga isegi teatud osa vabariiklikust parteist. Ja et kõik, mida te tegema peate ja iisraellased, kõik, mida te tegema peate, on lihtsalt ära oodata ja siis vaadata, mis juhtub. Demokraatlik, sest need on demokraatlikud riigid nagu Iisrael. Sa vaatad, kuidas inimesed meelt avaldavad või kirjutavad artikleid New York Timesis, mis iganes see ka poleks. Nad said sellest aru. Ja ma arvan, et me kaotasime loodetavasti ainult ajutiselt. Me kaotasime rahu läbi jõu. Sest hetkel, eriti kui sa vaatad avaldusi, mis tulevad välja Islami vabariigist, siis võib öelda, et nad ei karda enam. Või siis nad kardavad, aga nad testivad ja testivad. Fakt, et samal ajal kui Valge Maja teatab, et vastastikuse mõistmise memorandum on töös, peaaegu saavutatud, vaid mõned sõnad on puudu. Ja ülemjuht ütleb pärast seda, surm Ameerikale ja Iisraelile ning Hadži ja Mekka palverännaku auks. See ütleb mulle, et nad ei mõtle rahule ja nad ei pea läänt tugevaks. Ja me peame selle võimalikult kiiresti parandama. Sa mainisid ülemjuhti, uut ülemjuhti, kuidas me teda nimetame? Khamenei Junior. Ja. Keegi pole teda näinud, keegi pole tema häält kuulnud. Keegi pole temast videot näinud, ma mõtlen isegi Nasrallah, Hezbollah varalahkunud juht avaldas videoid, ta kartis, et Iisrael võib ta tabada, aga ta avaldas neid videoid kuskilt maa-alusest punkrist, eks. Või tegi ta mõne ülekande. Uus Iraani juht pole isegi seda teinud. Ja isegi öeldi, et see oli tema käekiri. Ja nüüd inimesed ütlevad, et see näeb välja, nagu oleks see olnud, kuidas seda nimetatakse, nagu Bidenil oli see mehaaniline pastakas või midagi sellist, eks. Andes oma allkirja. Teisisõnu, keegi ei tea, mis tema olukord on. Ja ometi loed sa neid aruandeid, et ta on seal kõige äärmuslikum hääl või üks kõige äärmuslikumaid ning ta takistab igasugust kokkulepet. Kes? Tegelikkus on keeruline. Ma nõustun selle põhimõttega, et kui Iraaniga on üldse võimalus heaks tulemuseks, siis ainult jõu tõttu ja võib-olla veelgi suurema jõu tõttu. Nad peavad olema veendunud, et nende tee, tead küll see rada, millel nad on, oma tuumaprogrammiga, oma agressiivse käitumisega, oma sooviga eksportida islamirevolutsiooni. Nad peavad mõistma, et nende poliitikate jätkamine teeb neile rohkem kahju kui meile, nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis. Ja nad peavad muutma oma käitumist ja võib-olla tuleb neid veel paar korda pähe lüüa, enne kui nad sellest aru saavad. Ma loodan kõigi huvides, et see juhtub pigem varem kui hiljem. Aga kui me ei ole valmis pikaks pingutuseks, siis ei juhtu see kunagi.
ei, absoluutselt, aga samuti, kui me läheme tagasi Iraani rahva teema juurde, siis me tõesti peame seda tegema, kui me oleksime selle tegemise teel olnud. Looma soodsad tingimused, et nad saaksid taas tänavatele tulla ja protestida, sest režiimi ei saa kukutada. Sa ei saa kindlasti režiimi muuta ilma Iraani rahvata, aga sa saad seda hõlbustada. Ja kui veel mõned kuud tagasi ütlesid iraanlased, et Trump, tead, me armastame Trumpi, me armastame Netanyahut. Ma kuulen oma Iraani allikatelt, inimestelt, kellel on seal sugulastega mingisugune kontakt ja nii edasi, et see on muutumas. Ja on palju pettumust president Trumpis ning hirm, et ta lihtsalt unustas nad ära. Nii et mina ei ole neid unustanud ja ma tean, et sina ei ole neid unustanud ja ma tean, et ka iisraelased ei ole neid unustanud. Me peame neid pidevalt esiplaanil hoidma, sest see on samuti ülioluline. Mind ei huvita, kui keegi ütleb, et see pole Ameerika ennekõike. See ei ole tõsi. Okei. Ameerika ennekõike tähendab, et Ameerika väärtused on väga olulised ja sa ei luba seda, kui tead, et ümberringi toimub massiline tapmine. Ja eriti, kui sa oled juba selle riigiga sõjas, siis sa ei ütle, et see pole tegelikult meie probleem. See on meie probleem. On küll. Ja eriti inimestena, kes teavad, mis tunne on, kui maailm sind tapmise ajal hülgab. Muide, Iraani rahvas ei ole ainus. Meil on islamistid, kes tapavad kristlasi üle kogu Aafrika. See ei lahenda seda probleemi. Ülemaailmse džihaadi probleem ei kao kuhugi. Aga pole kahtlustki, et tuleb vabaneda Islami-Vabariigi igasugustest tuumavõimekustest. Ja neil ei tohi kunagi, mitte kunagi neid olla. See viib režiimi kukkumiseni ja see mõjutab kõiki teisi džihadiste. Ja oli selline loosung, jah, teeme Iraani taas suureks. Ma arvan, et isegi Trump kasutas seda. Jah, on küll. Iraani rahvas on haritud, Iraani rahvas on tark, Iraani rahvas võiks ehitada tõeliselt eduka riigi. Ja nüüd selle hullumeelse islamistliku režiimi tõttu elavad nad läbikukkunud riigiseks, kohutava elatustasemega. Neil on ju kogu see nafta, eks. Nad võiksid olla sama rikkad kui nende Araabia lahe naabrid. Ja tead mis? Nad on põhjas oma režiimi tõttu. Jaa. Ja režiimi vahetus oleks parim asi Iraani, regiooni ja kogu maailma jaoks. Režiimi vahetuse puhul pole küsimus selle soovitavuses, seda ei eita keegi. Ainus küsimus on, kui suures ulatuses on see teostatav Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide sõjalise tegevusega. Me suudame hävitada tuumaprogrammid, me suudame hävitada ballistilised raketid, me suudame hävitada sõjatööstuse, me suudame hävitada infrastruktuuri. Me suudame teha igasuguseid asju, sõjaliste rünnakutega. Aga lõppkokkuvõttes saame me nõrgestada režiimi. Aga nagu ma arvan, et peaminister Netanyahu on mitmel korral öelnud, me saame režiimi nõrgestada, kuid lõppkokkuvõttes sõltub see Iraani rahvast. Ja ma mõistan nende hirmu. Me nägime, kuidas neid tapeti jaanuaris, kus vaid mõne päevaga see kohutav, põlastusväärne jõhker režiim lihtsalt tappis oma enda rahvast, et võimul püsida. Ja Iraani rahvas teab, et nad oleksid valmis seda uuesti tegema, et võimul püsida. See ongi ohtlik. Seetõttu olen nõus, et peame meeles pidama Iraani rahvast, kes kannatab nii rängalt. Poliitika seisukohast on minu arvates hea, et sa tood välja moraalse poole. Aga ma arvan, et siin on küsimus selles, mida tegelikult on võimalik teha Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt selle konflikti raames, et aidata Iraani rahvast. Ja see ongi küsimus. Olgu, jah. Aga asi on selles, kui sa ütled, ja ma olen sellega nõus, et sa lämmatad selle režiimi majanduslikult. Ja see on geniaalne, see on õige, seda tulebki teha. Ja sellepärast ütles Trump, tõesti, teie võtate Hormuzi väina üle, ma näitan teile, ma kehtestan teile blokaadi. Selle poliitikaga olin ma nõus. Ja sul on täiesti õigus. Sa ei saa lihtsalt valimatult tulistada rakette kõikide Iraani sihtmärkide pihta. See ei aita, ainult sellest ei piisa. Sul on täiesti õigus. Probleem ongi selles, just seda ma räägingi, et me lõpetasime liiga vara. Ja osaliselt oli selle põhjuseks hirm naftahindade ees üle kogu maailma. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, on sellele lisandunud Saudi Araabia mure.
mis siis, kui Iraan sihib meie veepuhastusjaamu. Nii et mida aeg edasi, seda rohkem annate režiimile mõjuvõimu. Ka hingetõmbeaega. Hingetõmbeaega ja võimalust saada raha Hiinast. Noh, me loodame, et kui Trump külastas Xi'd Hiinas, siis võib-olla see oligi osa sellest, ta ütles, parem ära tee seda. Me ei tea täpselt, eks? Aga asi on selles, kui Hiina jälgib ja Venemaa jälgib ning kui nad tajuvad või tunnevad nõrkust, võib see mõjutada ka Hiinat. Hiina võiks selle tulemusena otsustada Taiwanisse tungida öeldes, noh, kui see on parim, mis neil on, siis me teame, et meil pole eriti ohtu. Sellel on muidugi ülemaailmsed tagajärjed. Ja ma ütlen veel kord, et kõik sõltub sellest, kes esimesena järele annab. Ja üks probleemidest oli seotud nafta hinnaga, tankla hinnaga, bensiini hinnaga tanklates üle kogu Ameerika. Nüüd, see ei ole nii, et ma ei tunne kaasa. Kuulake, ma tean, mida tähendab rahaliselt raskustes olla. Keegi ei pea mulle seda ütlema, eks? Ja kuigi öeldakse, et juudid kontrollivad panku ja kõike muud, siis mina oleksin õnnelik, kui saaksin kontrollida omaenda pangakontot. See oleks tore. Aga ma mõistan inimesi, kellel on tõesti raske ja kes maksavad kütuse eest palju. Kuigi israellased vahel naeravad, kui kuulevad, kui palju ameeriklased kütuse eest maksavad, kui mõelda, kui palju maksab paagi täis tankimine. Pole hullu. Ma saan sellest aru. Aga tead midagi, võib ju öelda, kuula, ja Trump üritas seda ka öelda, see on ajutine. Kuula, see on kohutav, et hinnad tõusevad. Aga muide, ka aktsiaturg Ameerikas õitseb, nii et see toimub samal ajal. Aga see pole veel kõik, see on väga oluline asi, mis praegu toimub. Ja sellel on pikaajalised tagajärjed, sealhulgas gaasi hinnale. Gaasi hind oleks madalam, kui saaksid Islaamivabariigi kukutada ja vabastada selle tuumarelvadest ning kõigist tema mõjutusvahenditest. Siis läheksid asjad paremaks. Ja Ameerikal on tänu frakkimisele tohutult palju naftat, mida nagu sa tead, keskkonnakaitsjad ja demokraadid ei pooldanud. Seda ma püüangi öelda. See on ajutine ja peame töö lõpule viima. Ja see ongi see, mis mulle muret teeb. Ja muide, mitte ainult president Trumpi poolt, keda ma toetasid ja keda ma siiani toetan, vaid ka Netanyahu poolt. On midagi ja see kehtib kõigis demokraatiates, kui sinu enda rahvalt tuleb surve. Ja eriti valimiste ajal, kuhu sina ja mina kohe jõuame, valimiste eelne aeg, tõeline valimiste aeg Iisraelis. Ja Ameerikas on vahevalimised. Praegu toimub palju eelvalimisi, mis viivad novembri vahevalimisteni. Ma arvan, et sul on täiesti õigus ja öeldakse, et üks eeliseid, kui mittedemokraatlikud riigid seisavad silmitsi demokraatlike riikidega, on see, et demokraatlikel riikidel on tohutud eelised mittedemokraatlike riikide ees. Aga üks autokraatide eeliseid, olgu see Iraanis või Hiinas, on see, et nemad saavad mõelda põlvkondade kaupa. Nii et nemad saavad mõelda, et olgu 10 rasket aastat ja siis tulevad 10 head aastateks. Nad saavad seda teha, aga demokraatlikes riikides on see palju raskem, kuna on valimiste ajakavad ja muu selline. Sa ütlesid õigesti, Ameerika Ühendriikides on novembris vahevalimised ja meil siin Iisraelis tulevad samuti valimised. Räägime sellest nüüd korraks, sest me lubasime oma lojaalsetele vaatajatele ja kuulajatele, kes jälgivad Iisraeli ja diplomaatilisi teemasid, et me pühendame alati oma taskuhäälingu viimased 3 või 4 minutit Iisraeli poliitika arutamisele. Nii et Knesset koguneb järgmisel nädalal ja määrab lõpuks kuupäeva Iisraeli valimisteks. Nüüd meie Ameerika vaatajatele ja kuulajatele võib see tunduda kummaline, sest teate, et valimised toimuvad alati või novembri esimesel nädalal iga 2 aasta tagant ja presidendi puhul iga 4 aasta tagant, eks. Te teate, millal valimised toimuvad, te teate, millal te novembris hääletate. Iisraelis, kuna tegemist on parlamentaarse süsteemiga, peab Knesset end teatud aja jooksul ise laiali saatma muidugi. Aga seadusandjatel on palju mänguruumi. Mõnikord saadetakse Knesset laiali 2 aasta pärast, mõnikord 3 aasta pärast. Meil on olnud mõningaid näiteid poliitilise segaduse perioodil mitte väga ammu, kus Knesset tuli kokku ja saatis end kohe laiali. Nii et nüüd käib Iisraelis arutelu, et valimised võivad toimuda juba 16. septembril või hiljemalt, kui ma õigesti mäletan, 20. oktoobril, 7. oktoobril või 27. oktoobril. Ja käib suur arutelu selle üle, millal valimised toimuvad. Ja ilmselge küsimus ongi, et mis siis ikka? Kui saab valimisi pidada kas septembri keskel või oktoobri lõpus, siis miks üldse vaielda? Aga vaidlus siiski on.
ja võib-olla järgmise nädala või 2 jooksul see otsustatakse ja me saame täpselt teada Iisraeli valimiste kuupäeva. Aga miks Ruuti selle üle üldse vaieldakse? Miks on nii tähtis, kas valimised toimuvad 2 nädalat varem või 3 nädalat hiljem? Miks see nii suur asi on? Tead, see on väga segadust tekitav. Üks asi, mis on segadust tekitav ja lausa hämmastav, on mõelda, et praegune valitsus peab oma täis 4-aastase ametiaja lõpuni vastu. See on parlamentaarse süsteemi puhul peaaegu ennekuulmatu. Kindlasti naljatasime Iisraelis, et oleme selles osas peaaegu sama halvad kui Itaalia. Nagu tead, sul on parlament ja tead. Valitsused vahetuvad pidevalt, eks? Õige, ja Iisraelil on ka selles osas traditsioon. Ja miks ma ütlen, et just see valitsus on hämmastav? Sest 7. oktoobri tõttu, kohtureformi vastaste protestide tõttu ja siis 7. oktoobri veresaun ning sellele järgnenud sõda ja kõik see. Võiks arvata, et sellistes tingimustes ei saa olla stabiilset valitsust, kuid ometi meil on. Siis võiks öelda, et miks kõik ei ütle, olgu, me oleme peaaegu kohal, mis vahet seal on? Teeme selle lihtsalt algselt planeeritud ajal, oktoobri lõpus. 4 aastat tagasi, ma usun, et see valimispäev oli näiteks 2. novembril, nii et räägime peaaegu täis 4 aasta täitumisest. Ja mis teeb kogu selle arutelu selle üle, millal see toimub, eriti veidraks on see, kui pantvangid olid veel kaasas või vähemalt mõned neist. Nii kaua kui kaasas oli veel pantvange, oli terve liikumine, protestiliikumine, valitsusvastane protestiliikumine, mis muudkui ütles valimised kohe, valitsus maha. Ja mõned meist ütlesid, kuulge, isegi kui te vihkate seda valitsust, siis praegu ei ole õige aeg. Me oleme sõja keskel. Meil on endiselt pantvangid Hamasi vangistuses. Valimised. Kas sa mõtled, et me hakkame kõik plakateid tegema ja kampaaniaid korraldama ning valima minema? Kas me oleme hulluks läinud? Ja seda ei juhtunud, okei. Aga isegi see soov ja põhjus oli selles, et opositsioon uskus, et kui valimised toimuksid, siis kindlasti hääletataks Netanyahu välja, sest ilmselgetel põhjustel, kuna 7. oktoobri rünnak toimus tema ametiajal. Nii et seda ei juhtunud ja see oli ka stabiilne valitsus, sest see koosnes ainult parempoolsetest. Seal ei olnud ühtegi vasakpoolset ega Araabia parteid, nii et kuidagi nad püsisid koos. Nüüd, mida ma sinult küsin, on see. Okei, nüüd me teame. Mina isiklikult ei saa aru, mille üle see vaidlus käib. Ja ma ei saa aru, miks Netanyahu tahab seda hiljem, mitte varem. Ma tean, et mõned inimesed ütlesid, et usulised parteid ei tahtnud seda. Nad tahtsid seda pärast juudi suuri pühi, mis on septembri alguses umbes sel ajal. Kooliaasta algab siis, 1. septembril. Kõik sellised kaalutlused on tehnilised, mitte poliitilised. Aga ma ei saa sellest aru ja kui ma oleksin Netanyahu, pean ütlema, kuigi ma pole kunagi ühelegi ametikohale kandideerinud, nii et ma ei tea. Aga ma ütleksin, arvestades praegust meeleolu Iisraelis, et see on väga kummaline, on rahulolematus, varem oli suur optimism, nüüd enam mitte nii väga. Ma arvaks, et ta tahaks korraldada valimisi. Põhjus, miks ta tahab, et need toimuksid hiljem, on see, et ta loodab, et Liibanonis ja Iraanis toimub rohkem arenguid. Võin eksida. Ütle sina mulle. Võib-olla ta arvab, et tead, sõda läheb positiivses suunas. Võib-olla ta arvab, et president Trump teeb mingisuguse oktoobri üllatuse, mis on Ameerika poliitiline traditsioon. Teed oktoobris midagi suurt ja võidad novembris valimised. Tavaliselt räägitakse sellest presidendivalimiste kontekstis, mitte vahevalimistel. Aga võib-olla ja sellepärast eelistab Netanyahu pigem hilisemat aega, mitte varasemat. Aga jällegi me räägime siin ikkagi vaid 2 või 3 nädalast siia või sinna poole. Usulised parteid tahtsid seda septembris, sest see on juudi uusaasta lähedal. Ja selleks on mitmeid põhjuseid, et kui inimesed on vaimsemad, kui nad käivad sünagoogis, siis võib-olla nad kuulavad rohkem rabi või usulisi parteisid ja arvatakse, et see on hea nende toetajaskonna mobiliseerimiseks. Juudi uusaastal eelneb ka elulikuu, kus toimuvad hilisõhtused palvused nimega Selichot, kus me palume andestust kõigi oma pattude eest. Ja nii arvataksegi, et selline vaimsuse tase on usulistele parteidele hea. Kui on usuline aeg, siis võib-olla läheb usulistel parteidel paremini. Oli ka teine argument, et kõik yeshiva õpilased, kes on siis suvevaheajal, saavad jagada hääletusjuhiseid ja tead, neil on vaba aeg kampaaniat teha.
nii et usulised parteid eelistasid tõesti septembrit. Netanyahu, nagu sa ütlesid, surub peale, et valimised toimuksid oktoobris, kui võimalik, hiljem oktoobris. Oktoobri probleem tema jaoks on see, et oktoobri alguses, 7. kuupäeval, on muidugi selle veresauna aastapäeveks. 7. oktoobri veresaun ja siis toimuvad kõik need tseremooniad. Ja see tuletab kõigile meelde, kes tol ajal peaminister oli. Kas ta tahab siis tõesti, et valimised oleksid sellele nii lähedal? Võib-olla sellepärast ta tahabki oktoobri lõppu, aga see on pigem teoreetiline küsimus. Võib-olla selleks ajaks, kui me järgmisel nädalal kohtume, et neid ja teisi teemasid arutada, kui me jälle kohtume. Kui teeme Iisraeli teemalise ja mitte diplomaatilise arutelu, siis lõpuks saame vastuse. Millal toimuvad Iisraeli valimised? Mis kuupäeval need on? jah, saame teada ja ma pean ütlema, et olukord muutub väga keeruliseks. Selle ümber valitseb teatav masendus. See ei ole meeldiv, see on praegu ebameeldiv. Valimiste hooaeg on alati ebameeldiv, olgem ausad. Aga õhus on mingi russutus, sest ma ei näe kummalgi poolel mingit entusiasmi. See on küll pakiline, kindlasti, asi on pakiline. On inimesi, kes ütlevad, et see on kõige olulisem valimised Iisraeli ajaloos. Nad ütlevad seda alati, aga see ei ole nii, see on. See ei ole nagu mingi optimistlik energia selle ümber. See on kiireloomuline, sa tead seda. Kui see pool ei võida, siis on see katastroof. Kui see pool ei võida, on see katastroof. Aga ei ole elevust. Ei ole elevust uue vere, uute parteide suhtes. Kes kandideerivad, see ongi kogu tunne. Kas sa ütleksid, et see tundub kuidagi rohkem nagu masendav valimishooaeg kui optimistlik või elevust tekitav? Noh, opositsioon ei ole kindel, et nad võidavad, tead küll, avalikult nad eitavad seda, aga nad ei ole kindlad, et nad võidavad. Netanyahu ei ole kindel, et ta võidab, kuigi ta, tead küll, väljendab iga kord optimismi. Tundub, et see tuleb väga tasavägine. Muidugi me võime eksida ja üks pool võib saada ülekaaluka võidu, aga olgem ausad, mõlemale poolele see ei meeldi. Mõlemal poolel on selgelt tahe võita. Aga hetkel sul on õigus, on teatud apaatia. On selline tunne, et võib-olla peame kampaaniaga pihta hakkama. Me pidime asju käima lükkama. Ja võib-olla juhtub see tõeliselt alles siis, kui valimiste kuupäev on paigas. Ja loodetavasti saame selle varsti teada. Muide, ma loodan, et varsti saame teada, kes tegelikult kandideerivad. Ma mõtlen, me teame, kes kandidaadid on. Võib-olla arutame järgmisel nädalal, kuidas kandidaadid teavad, kes nimekirjas on. Ja. Partei sees on. Me teame paari nime, aga kõiki veel ei tea. Nii et võib-olla saame järgmisel nädalal natuke arutada, kuidas see kõik Iisraelis toimib, kuidas parteid moodustatakse, kuidas nimekirjad tehakse, kuidas liite moodustatakse enne valimisi ja siis pärast seda koalitsioonide loomist. Saad mulle seda enne selgitada, kui me seda publikule selgitame? Räägime sellest järgmisel nädalal, Ruti. Ootan seda väga, Mark.